Ja siis ühel hetkel ma olen lihtsalt õnnetud, sellepärast et seest on kõik nagu tühjaks jooksnud. Kus me ennast laeme? Patareide laadimist ei saama aru, aga meie hing on samamoodi ju vaja puhastada, on vaja ju laadida. Ja see eelarvamuste küsimus on väga oluline asi ja ma mõtlen ka, et ühel hetkel võiks rohkem rääkida nende ajalooõpikute kirjutajatega. Aga see seisab veel ees, et kuidas me ei saa anda nii ühekülgset informatsiooni. Loomulikult näiteks ma just vaatasin, ajalooõpikus on 2 linnuse ründamine. See muidugi läheb juba teemast absoluutselt välja, otsapidi on see seotud emaks-isaks kasvamisega, uskme. Et õpilane peab tegema kokkuvõtte Muhu linnuse ründamisest. Võtsime siis Läti Henriku kroonika lahti ja on 2 linnust siis Saaremaal. Üks on Muhu linnuse ründamine ja seal kõrval on Valjala linnuse ründamine. Aga õpilane peab tegema Muhu linnuse ründamist sellepärast, et seal need vastikud ristirüüdid tahtsid kõik ära. Mis siis, et Valjala linnuses jäeti kõik ellu ja Valjala linnuse kohta öeldi, et need inimesed tulid alandlikult abi paluma ja loomulikult neile anti andeks ja loomulikult võeti nende kahetsus vastu. Aga Muhu linnuse ründamine, see on siis see, millega tegelikult laps ja ta ei saa kunagi teada, et Valjala linnuses oli teistmoodi. Et tegelikult ajalooõpetajatena on meil väga suur vastutus, sellepärast, et me ei saa kujundada lastele mingisuguseid selliseid üheseid hoiakuid, mingisuguseid eelarvamusi, ilma et laps teaks üldse, kuidas asjad tegelikult on. Või nagu ma rääkisin see oli muide ajaloolane, kes ütles niimoodi, et keskajal need preestrid, nad ei osanud eesti keelt. Mõtlesin, kuidas nad ei osanud eesti keelt, et nad pidid ju pihti vastu võtma. Et nad pidid oskama eesti keelt, sellest, et muidu nad ei saanud ju seda teha. Ja või näiteks see, et eks ju 14. sajandist on siis Vatikani arhiivis dokumendid, mis ütlevad, et eestlased olid siiralt usklikud katoliiklased. Ja nad läksid juba laupäeva õhtuti, läksid siis oma lähima kiriku juurde valmiskodudesse, et minna pühapäeval missal. Miks läheb inimene missal, kui ta sealt midagi ei saa? Et see on tegelikult, see on meie rahva tragöödia ja siia tagasi tulles, see on emaks ja isaks kasvamine. Sellepärast, et emaks ja isaks kasvamine tähendab seda, et minu hing vajab hoolt. Minu hing vajab armastust ja ainult siis ta saab seda anda teistele. Ma saan olla rõõmus ja muretu, siis kui minu sees on see rõõm ja muretus. Ja ma saan oma lapsi kasvatada ja ma saan olla siis palju parem naine ja palju parem mees. Et siis, kui ma olen laetud. Nii et need on sellised valusad teemad ja läks käest ära, et me mõtleme nende asjade peale ja mõtleme nende eelarvamuste peale. Ja ma soovin teile kõike head ja ma tänan teid. On küsimusi ka? Tahab küsida. Mis ma räägin?